kui sa ei saa tulla talle sisse, siis tule talle peale. Häid jõule! Mis autos me tookord toime, kui sa kas see on müügis, on ju? Jah, pead ära osta. Teate, meil on siuke... Äkki keegi tahab Škodat osta, kuulge. Sa hakkad oma autot viima siin minu kanali. Ostke Škoda ära. See, kus me praegu sees istume. See on praegu test drive. Virtuaal-test drive. Sina räägid, mis omadused sellel kõik autol on. Adele tahab seda autot müüa. Minge vaadake adeleruuder.com. Lehel on kirjas. Ma müün seal ka teisi autosid adeleruuder.com. See on mu sõbranna, ta omab autoaeda. Ruuderi autod, ostan Leedust kokku ja siis ise parandan. Mina, kes ma autodest väga palju tean nüüd, siis ta liigub, tal on, näete, tuleb põlevad lausa. Mis see kaarnupp teeb siis? Teeb pärava lahti. Teeb või? Ma ei usu. Vau. No ma räägin, aga see on lisad. Mis siis on, kui lisavarustust nagu ostja ei taha, siis võtad nupud ära või sodid ära või? Tõmban permanent markeriga mustaks, siis tõmban nupud ära. No sound, tahad soundi? Siis ma... Osta, maksa juurde. Me läheme tegelikult test drive'ile, lähme korjame pille peale. Pille on meie kuri teenindaja seal teisel pool leti eelmisest vlogist. Tal on vaja peokingi osta. Ka nagu tahaks me pensionärisse Minuga ja vaip vaata. Peokingi. Väga ilusad jalanõud. Sul on sokid ka täpselt õiged, see piilub sealt. Vau. Proovi neid. Kui teete liiga nagu casual vaata, tegelikult võiks sellised võtta peo jaoks. Vau. On ju? Ja, need on päris head. Kas te saate aru, mu uks jõuab täna. Augusti keskel tellisime ukse. Lubati 4-6 nädalat, et tuuakse kohale ja mis täna on detsember. Selle ukse tõttu on kogu korteri asi olnud pooleli ja ma vist hakkan nutma, mina ei tea. Ma olen nii õnnelik, ma ärkasin just, aga ma olen nii õnnelik. Aga seoses sellega, et muks tuleb, apparently see tuleb Venemaalt. Ja apparently see ettevõte, kus ma tellisin nende, ma mõtlesin, ma olin nii lähedal tegemas oma esimest videot, kus ma panen puid alla kellelegi. Ma olin nii trigger, ma olin nii, saate, okei, ma pean alustama. Igatahes. Nad lubasid ühel hetkel, et uks tuleb, ütleme, oktoobris. Ja siis lubasid oktoobri teises pooles, lubasid novembri esimeses pooles. Ja lõpuks oli niimoodi, et ma sain teada, et see uks tuleb Venemaalt, mida seal kuskil kirjas ei olnud. Ja selle ettevõtte lehel on aasta usaldusväärsem ettevõtte 2017, 2018, 2000, noh, märked, jumala nagu auhinnad, noh. Nad lõpuks ignoreerisid mu telefonikõnesid, ega vastanud meilidele. Siis ma mõtlesin midagi sketšit, kas ma sain just üle uksega. Mõtlesin, kuidas see võimalik on. Ma mõtlesin nagu, et kas keegi veel on saanud uksega üle. Et raudselt mina olen see esimene vend va. Ma mõtlesingi, et kas ma saan tasuta transpordi või ma canceldan kogu ukse ära. Ma ei taha seda ust enam siis. Kuigi ma väga tahtsin ja ootasin, sest et mulle väga meeldis see uks. Helistan, ei võeta vastu. Helistan järgmine päev, ei võeta jälle vastu. Helistan kohe isale, et kuule, proovi sina enda numbriga. Ja seda aru, isa helistab ja nad võtsid tema numbri vastu. Ehk nad ignoreerisid mind ka peale kõige selle. Nii et ma juba filmisin seda, ma olin valmis, ma olin juba nagu faktid, ma tegin nagu screen, ma tegin nagu kõike. Ja siis nad olid nagu, et sorry, et me väga vabandame ja me võtame ise selle otsuse vastu. Ehk ma ei tea, kus see ülemus oli, teda ei ole vist tööl olnud mingi aeg juba, ma loodan, et tal on kõik hästi, on ju. Eks ole, aga nad võtsid selle otsuse vastu ja tagastasid transporti raha ja ma saan ukse endale ja see jõuab. Kui nad tahavad, panik. Ja, kohe tulen alla ka vastu kohe. Juba nii kohe. Siis on mida hullu. Stavnõje Vieri. See ütleb hea uks, ma arvan, vene keele. Mõtle, kui ma avan selle ja siin on hoopis vale uks, siis ma pean tagasi. Lihtsalt jumal, seda ei nii raske üles tassida, ma mõtlesin, ma hakkan ära. Ma olen nii vana, et ma olen nii haip ukse avan. Issand, see on nii ilus. Kingitus iseendale. Wow. Nüüd me saame hakata remontima lõpuks, sest me ootasime ust, et hakata uksest nii-öelda minema, et siia kipsplaadid ja edasi. Ma olen nii kaua nii stuck olnud ja nüüd ma tunnen, et asjad lõpuks hakkavad liikuma, no kurat võtaks, no.
mu ema käis siis keskuses ja nüüd ta tahab väga näidata mingit trikki. Ma tahan sulle tõestada, mille vastu sa oled terve elu vaielnud. Te ei ole mu päris vanemad või? Ei. Erik, me teeme nüüd sinuga siukse triki kõigepealt, et te olete mulle aastaid väitnud, et kui ta õpib, siis ta peab kuulama muusikat ja mina kui lapsevanem olen alati väitnud, et sa ei saa mitut asja korraga teha, et keskenduda õppimisele ja kuulata muusikat. Nüüd proovin nagu tõestada, et mul on õigus. Mina nüüd kukutan selle joonlaua sinu käe vahelt niiviisi läbi ja sina proovi olla tähelepanelik ja püüda kukkumise hetkel nagu kinni. Vaata, siis käsi on viltu. No näe, eks see hakkab looma. Eri, kus sa elad? Ma ei saa öelda seda. Ei, Ülenurme. Ütle Ülenurme. Eri, mis oli viimane raamat, mida sa lugesid? Viimane raamat, Harry Potter. Viimane! Okei, üks mingi Enesaabi raamat. Nii, Eri, palju on 5 × 5? 25. Palju on 9 × 3? Mida? 27. Eri, mis su isa nimi on? Ülo. Mis ta perekonna nimi on? Mis su vanaema nimi on? Manet ja Katrin. Nii, mis su vanaema nimi oli? Tooni vanaema. Ja mamma. Kas sa põrusid just? Ma olen teid. Kas sa põrusid? Ei, see on vale joonlaud. See on see, mul just tuli Spotify Wrapped välja. See näitas, et ma kuulen aastas. See aasta kuulasin 139 000 minutit muusika. Mis tähendab 5 tundi päevas. Ma olen harjutanud. Ma ei saa, ma olen harjutanud sellega, et aastaks muusika kuuleb. Mis su nimi on? Riina. Mis su teise lapse nimi on? Teine Ellerin. Kolmas. Mida? Teise lapse nimi on Ellerin. Grete. Kes see esimene on siis? Jaan Tähte poja nimi. No, Junior. Anne Veski kõige populaarsem laul. Jätke mõtle välja poole. No näed, ma teadsin. Mulle nii meeldis, see on nii tore. See oli nüüd siis see tõestus, et minu generatsioon ei saa segavate faktoritega koos toimetada ja teie generatsioon saab. Jah. Lisanne toi prügikottide jääga. Samal ajal siin. Veel teeb sama punši ja kuradi verikähki. Ma lähen kuipi. Oota, ma siin vahepeal. Millegipärast, kui sa tahad midagi siin lauas, siis seda ei anta sulle otse kätte, vaid see tuleb pika ringiga, no vaadake seda. See on üldse planeeritud, mõtle kui tuleb välja, kõik tahtsid, aga keegi ei julgenud küsida. See on mingi jõulubeebi, keda antakse käest kätte lihtsalt. Õnnistatud. See on mingi lauas mingi tippkomöödia, ma vaatan siin. Nice, hea töö, aitäh Aila. No nii, teate mis? Nimelt minu Tallinna pessukad, minu Tallinna korterikaaslased osalevad Eesti Laulul ehk Liina Riadne ja Marti. Marti on loo kaasautor ja Liina siis on nii-öelda see, kes teeb laulmist, on ju. Ma olen näinud nende mõlema arengut nende aastate jooksul ja seda tööd, mis sinna on läinud ja kuna konkurents on rets, aga see laul on päriselt väga-väga hea ja ma loodan, et ka teile meeldib, kui te kuulete seda ja ma nii väga loodan, et ka teie toetate neid, sellepärast et ma väga-väga tahaks näha Liinat ka laivis laulmas ehk elame neile kaasa, oleme neile toeks, hääletame ja nagu ikka, see laupäev siis ja nagu ikka, kui sulle meeldis see video, siis jäta jäseme pikenduseks pöial üles ja näeme juba järgmine kord, tavai, tšau! Kui kustus on tuuleda pidevalt. Mis on Grete keskmine nimi? Anette. Mis on Elerinu keskmine nimi? Kapo. Mul ei ole. See küsisid. Mis kala kõige rohkem isa tahab kätte saada? Haug äkki? Ei, Janger ja... Kass läks sinna. Jaa, okei. Kas Britnil on kassipoegi olnud? Ei. Tubli. Napilt sai.